Tumedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmispodcasti Tumedad tunnid 91. osa. Mina olen saatejuht Priit Öövel. Häid päikesepühi, kallid kuulajad! Loodan, et saate käesolevad pühad veeta täpselt nii, nagu soovite. Kes laiendatud suguvõsaga rakette lastes ja verivorsti süües, kes üksi pimeduses meie taskuhäälingut kuulates. Tuleb tõdeda kurba fakti. Juba 9 aastat meie jõuludel lahutamatuks kaaslaseks olnud Pan Krpovski juhtumid on otsa saanud. Rõõmsa poole peale tuleb aga asetada fakt, et tema juhtumeid, neid on kokku 10, koondav kogumik on lõpuks ometi välja antud ja kõik fännid võivad neid jutte nüüd meie kuulamise taustal kaasa lugeda. Raamatut Pan Krpovski saate endale soetada kirjastuse Raudhammas kodulehelt ja loomulikult igast raamatupoest, kuniks jätkub. Kuigi Krpovski juhtumeid rohkem kirja pandud pole, satub toimekas Pan siiski aeg-ajalt mõnede teiste oluliste maailmasündmuste tunnistajaks ja nii astub ta põgusalt tänasestki jutust läbi. Tänase jutuga seoses tuleb mul aga ära õiendada üks võlg. Nimelt käisin mõned päevad tagasi Kuku raadios, saates Must udu ja rääkisin saatejuht Eero Soomerele tumedatest tundidest ja õudusest ning ulmest üldiselt. Saade oli eetris 21. detsembril kell 17.00 ja on kenasti järelkuulatav Kuku raadio kodulehel või playeri rakenduses. Seal sai suure hooga välja hõigatud, et tänane jutt pärineb alternatiivajaloolisi jutte koondavast kirjastuse Raudhammas antoloogiast Eestid, mida ei olnud. See on puhas vale. Kuigi samuti alternatiivajalooline ja otsepidi Eestit puudutav, on see lugu siiski ilmunud hoopis Indrek Hargla autorikogumikus 3 vaimukivi. Ja tuleb ettekandele 2 osas. Täna ja 26. detsembril. Niisiis, tuletage meelde tuntud teadlaste ja ulmekirjanike nimed ja vaadake, et need omavahel segamini ei lähe. Ma loen teile esimese poole Indrek Hargla alternatiivajaloolisest jutustusest Einsteini viimased sõnad. Virtually all plot develops in conversation, with little if any action. Nor is there a great deal of local color or description of any kind. The dialogue is at the best functional, and the style is at the best transparent. Kirjandusloolane James Gunn Isaac Asimovist. Kapteni hääl mattus propellerite undamismürasse, kui ta kusagil Assooride kandis kuulutas, et me lendame nii ja nii kõrgel, välistemperatuur on 60 kraadi alla nulli ja Berliini jõuame me umbes 6 tunni pärast. Enamik reisijaid üritas parajasti magada või vähemalt ennast veenda, et see on võimalik. Valjuhääldi kräginale ei pööratud erilist tähelepanu, enne kui lennuki kapten justkui vabandaval toonil lisas. Ladies ja gentlemenid, vasaku parda illuminaatoritest võib mõne hetke pärast näha sekkuvat lendavat objekti, ehk lendavat taldrikut. Ma palun kõigil säilitada rahu, ärevuseks ei ole mingit põhjust ja meie lendu ei ohusta miski. Ihvosid kohtab Transatlandi kohal tihti.
Antud objekti mudel on Andersoni standardkataloogi järgi Thor 4A, lubage mul lisada. Soovin teile meeldivat lennujätku Atlantic Airlinesi pardal. See tekitas mõnevõrra elevust. Kes ei maganud, küünitas end illuminaatorite poole. Mõne hetke pärast sähvataski läbi pilvede veiklev erehall välgatus. Ma nägin nagu valguskookoniga ümbritsetud kerajat objekti pilvede vahel seismas. Siis tegi see äkki kiire sööstu lennuki poole, jäi uuesti paigale, kihutas mõne hetke pärast püstloodis üles ja oli kadunud. Meie lennuk ei pakkunud sellele nähtavasti huvi. Minu jaoks oli see 4. kord elusat infot näha. Ma oleks pidanud olema õnnelik ja ärevil, erutunud nagu Newton õunapuu all, aga ma olin lendamisest hirmunud ja närviline. Ma ei salli lennukeid, ma jälestan lendamist. Ma toppisin kobamisi piibu suhu tagasi ja hakkasin tikke ja märkmikku otsima. Ma olin praegu näinud veemanöövrit täies elusuuruses ja see tuli kiiresti üles tähendada. Aga mu sõrmed värisesid liiga ja märkmik kukkus esimese pingirea istme alla. Stewardess tõttas kohe minu juurde. Kas midagi on valesti, sir? Küsis ta teenistusvalmilt. Jah, on küll, kostsin mina. See ei olnud Thor 4A. Öelge palun oma kaptenile. See oli Fo YB, mida varem ei ole Atlandi peal kunagi nähtud. Aitäh, ma ütlen, lubas stewardess naeratades. Te paistate olevat spetsialist. Te lendate vist sageli üle Atlandi. Kas paistab sedamoodi või? Sõnasin ma irooniliselt. Mu käed värisevad ja higistavad. Ma hingeldan nagu maratoni jooksja. See on mul teine lend elus. Stewardess uuris mind viivu. Ta vabandas siis. Aitas mul piibu süüdata, otsis mu märkmiku üles ja lahkus. Kuid oli mõne minuti pärast uuesti tagasi. Üks vanem gentleman äriklassist küsis, kas ta võib teie kõrvale istuma tulla, ütles ta ettevaatlikult. Kas temal on ka lennufoobia? Küsisin mina. Et koos on nagu kergem kannatada. Ei, aitäh. Ma palusin endale spetsiaalselt istet tühja koha kõrval. Ta käis väga peale, sõnas stewardess. Kes ta on selline? Küsisin mina. Stewardess kehitas õlgu. Ta rääkis inglise keelt natuke imeliku aktsendiga, aga muidu paistab olevat viisakas vanainimene. Ta peab olema vaimuhaige, kui ta tahab äriklassist siia konservikarpi, pomisesin mina. Stewardess läks uuesti ära ja mina hakkasin piipu popsutades Fo veemanöövri võrrandit arvutama. See näis olevat igasuguste aerodünaamika seaduste vastane. See Fo nagu ei oleks olnud kuulnudki midagi gravitatsioonist. Ma jõudsin oma rehkendust just uuesti alustada, kui stewardess oli jälle tagasi, koos ühe hallis ülikonnas tegelasega, kelles isegi pesapallur oleks ära tundnud arsti. Too tegelane näis veidi pahane ja tal oli nimekaart näpus. Ta ulatas mulle nimekaardi ja lisas selgituseks. Isik, kelle saatja ma olen, palus tungivalt, et te minuga kohad ära vahetaksite. Kui see teile tüli ei tee muidugi. Stewardess kehitas jälle natuke kahetsevalt õlgu ja mina vaatasin nimekaarti. Ja siis ma juba muidugi tormasin äriklassi poole. Ta oli tõesti vanaks jäänud. Ma mäletasin teda Bostonist, kus ta 10 aastat tagasi, 1947, pidas loengut kvantmehaanika kriitikast ja see oli olnud tormiline õhtu. Schrödingeri klubi oli isegi ülikooli hoone ees piketeerinud.
Viimased aastad, nii palju kui ma teadsin, oli ta ka avalikust elust tagasi tõmbunud. Töötas küll vaikselt Princetonis, aga mitmed ta uuringud olid ebaõnnestunud. IFOD ja sõda olid niigi mitmed füüsikud töötuks teinud. Valitsused nõudsid vastuseid, aga vastused tiirutasid õhus ega lasknud ennast lihtsalt uurida. Ta tervitas mind jidišis ja palus siis lahkelt enda kõrvale istuda. Meil on umbes tund aega, noormees, ütles ta. Siis tahab doktor Weinberg mind jälle katsuda ja mõõta ja paar süsti teha. Te lendate konverentsile, Berliini. Ma noogutasin ja kogelesin ning vabandasin ja seletasin ning tema kuulas mind rahulikult, muigas veidi. Kohmitses siis oma sakvoyaaži kallal ja küsis, et kas ma tean, mis ta lennukisse lugemiseks kaasa võttis. Ma ütlesin, et muidugi mitte. Ja tema võttis siis sakvoyaažist Bostoni ülikooli aprillinumbri toimetiste väljaande, kus oli ilmunud minu artikkel. Võimalik, aga päris kindel ma ei ole, ent võimalik siiski, et mu süda jättis sel hetkel mõned olulised löögid vahele. Ma olen seda 3 korda lugenud, ütles ta siis. Vaimustav artikkel. Psühhoajalugu kui vältimatuse statistiline meetod. Mul on suur rõõm teiega tuttavaks saada, Mr. Asimov. Lõpetage palun nüüd ükskord see ähkimine ja võtke istet. Ma istusin suure Albert Einsteini kõrvale, kes oli nimetanud minu artiklit vaimustavaks. Need teadusajakirjade biograafiad on nii kuradima nirud, sõnas ta siis. Ma loodan, et te ei pahanda, kui ma ütlen, et ma palusin oma assistentidele veidi ringi vaadata, mis te veel kirjutanud olete. Peale selle muidugi, lisas ta itsitades ning sikutas sakvoyaažist veel ühe ajakirja. Aga see oli värvilise kaanepildiga ja see oli tõesti astounding science fiction, ütles suur Albert Einstein naeru kihistades. See maja suurune karvane ämblik siin kaane peal, nii naljakas. Andke andeks, ma ei tahtnud teid haavata. See on ainult üks noorusaegade vallatus, ütlesin ma kiiresti. Ma olin 19 alles, kui ma selle kirjutasin. See tõesti ei tähenda midagi. Aga jutt ei ole ju üldse paha, ümises Einstein. Ja veel milline pealkiri, kui prohvetlik. The weapon too dreadful to use. Kusjuures see avaldati paar kuud enne seda, kui IFOD välja ilmusid. Mul on väga piinlik, ütlesin mina, ja mul tõesti oli väga piinlik. Albert Einstein aga patsutas mind õlale. Rääkige mulle endast, palus ta. Mul on suur rõõm olla ühes lennukis meie aja ühe kõige väljapaistvama ifoloogiga. Aga ma ei tea teist suurt midagi. Te olete sündinud Venemaal. Petrovitšis. See on Smolenski lähedal. Aga minu vanemad said sealt punase terrori eest põgenema juba 1923. aastal. Ma ise ei mäleta Venemaad üldse. Ma rääkisin, üritades seda teha asjalikult ja kuidagi teaduslikult või nii. Ma rääkisin Albert Einsteinile oma lühikest elulugu, oma noorusest Brooklynis ja keemiaõpingutest Bostonis ja kõigest muust, kui ta mind äkki katkestas ja küsis. See Smolenski kant. Kuidas seal praegu on?
põlenud maa. On teil seal sugulasi? Mõned vist olid, aga kogu see maa on praegu rusudes. Seal vist ei elagi enam inimesi. Ta noogutas aeglaselt ja palus, et ma jätkaksin. Mul ei olnud paljust rääkida. Ma jätsin vahele oma lühikese karjääri ulmejuttude kirjutamisel ja jätkasin 1940. aastast, kui IFOd maa kohale ilmusid, tulid ja kadusid ning ilmusid uuesti ja teooria kosmoselendudest oli korraga muutunud justkui teooriast reaalsuseks. Maailm oli muutunud. Ma jätsin keemia ja läksin õppima aeronautikat. Siis tulistas Luftwaffe ühe lendava taldriku alla. Ifoloogia muutus üheks aeronautika allharuks. Ent siis algas sõda ja maailm muutus uuesti. Ja siis veel vist mitu korda, kui IFOd sekkusid. Nojah, ja kõik nii edasi. Ja kraadi te kaitsesite Bostonis uute aeronautiliste teooriate alal? Küsis Einstein. Jah, vastasin ma ettevaatlikult. Ma saan aru, et teoreetilise füüsika seisukohast on see kõik üks liivakastis siblimine. Aga valitsus maksab ifoloogia eest kuradima hästi. Maavälise aeronautika 3 seadust. Minu arvates olid need Nobelit väärt, muide. Tähendas Einstein. Aga kust see psühhoajalugu teile pähe kargas? Masside käitumise ette ennustatav tulevik. Ma ei olnud seda kellelegi varem öelnud, aga nüüd ma ütlesin. Unenäost. Ausõna, ma nägin unes ühte valemit ja ma hakkasin koguma IFOde ilmumisest graafikuid. Aga see kõik on teooria alles, hüpotees. Ma olen selle artikli eest juba kõvasti sõimata saanud. Oponendid otsisid ka need paar ulmekatsetust välja. Ma ei oleks tõesti pidanud neid kirjutama. Teadlastele ei andestata selliseid hullamisi kunagi. Teis on kaduma läinud hea ulmekirjanik, Mr. Asimov, arvas Einstein. Aga selle eest on inimkond võitnud ühe geniaalse teadlase. Kas te sõja ajal teenisite Philadelphias? Õhujõudude eksperimentaalbaasis, jah. Koos Robertiga? Küsis Einstein. Jaa, tema mind sinna kutsuski. Te tunnete teda? Me oleme kirjavahetuses. Me olime kogu aeg kirjavahetuses, kui sakslased ta vanglast välja lasid. Aga kuidas ometi? Sõda oli ju, uurisin mina. Läbi neutraalsete kanalite Šveitsis, ütles Einstein. Muide, kas te teate, et Robert üritas ka ulmet kirjutada? Ei tea. Ta kirjutas mulle sellest. Saatis isegi ühe jutu, mida Astounding ei avaldanud. Õigesti tegi. See jutt oli Kopra sõnnik. Robertis on alati olnud rohkem poliitikut ja teadlast kui kirjanikku. Robert oligi see, kes mind Saksamaale kutsus. Einstein rääkis mulle siis lühidalt, kuidas tema oli selle lennuki pardale sattunud. Muidugi oli tema meeskond üritanud seda pressi eest saladuses hoida. Talle oli lennukis vale nime all pilet ostetud ja teda siis incognito Princetonist taksoga lennuväljale toodud. Tal oli Robertiga kokkulepe, et tema esinemist maailma teadusloo suurimal konverentsil Berliinis hoitakse viimase hetkeni saladuses. Ajakirjanikud tüütaksid ta muidu surnuks oma küsimustega, et mis tunne on olla jälle Saksamaal. Kuidas ta suhtub juutide tagasiasumisse Saksamaale? Mida ta arvab Wernher von Brauni uuest valitsuskabinetist ja vabandamisest juudi rahva ees?
milline peaks olema demilitariseeritud idavööndi poliitiline saatus ja siis veel, et mis on infod, kust nad tulevad, miks nad sõtta sekkusid, milline on nende maailmavaade ja kõik selline kõnts, mida need arengupeetusega amööbid tavaliselt küsivad. mulle ei meeldi valetada, ütles Albert Einstein. või vähemalt mitte 2 korda päevas. aga tegelikult võtsin ma Roberti kutse vastu 2 põhjusel. üks on see, et ma tahan surra oma kodumaal. Weinberg tahab, et ma Stuttgardis operatsioonile läheksin, sest maailma parimad arstid on nüüd kõik tagasi Saksamaal. aga ma ei taha operatsioonile minna. ma ei taha kunstlikult elada kauem, kui mulle on määratud. õigupoolest ma vist lausa kibelen teada saama, et mis tuleb pärast. mis teie arvate, Isaac? mis tuleb pärast? Ma ei ole selle peale mõelnud, ütlesin mina kogeledes. Vale. iga teadlane mõtleb selle peale. füüsikud veel kõige rohkem. arstid mitte. Nende jaoks on surm rutiinne ladinakeelne fraas. aga füüsiku jaoks on surm mõistatuslik valem, mille vastuse teadja olemasolu ta eitab. ehkki kadestab teda meeletult. kas teie kadestate Jumalat, Isaac? Ma olen ateist, ütlesin mina. järelikult kadestate. mina küll kadestan. Jumal teab valemit, mida tegelikult peaksin teadma mina. aga ma saan temaga varsti kokku ja pinnin vastuse välja. tegelikult olen ma õigele vastusele vist väga lähedal. Ma arvan, et te ei peaks niimoodi rääkima, ütlesin ma ettevaatlikult. ma olen 78, ütles Einstein. ja ma ei kavatse elada 79-seks. mulle ei meeldi see number. see on kuidagi kurja kuulutav. ma olen niigi olnud elus mõned aastad liiga kaua. aga 78 on hea number. ja teate miks? see jagub 3. kõige tähtsamad asjad universumis on 2/3 proportsioonis. võib-olla Jumalale meeldib see number. mis te arvate? Ma olen ateist, kordasin mina. ateism on olemuslikult laste haigus, sõnas Einstein muiates. ja vananemine on üks hea ateisti teejuht reaalsusesse. aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et kui te vähegi saate, siis surge vanuses, mis jagub 3. 72 näiteks, 75 või 78. rohkem ei ole vist mõtet elada. mis te sellises vanuses ikka enam ära teete? kui te enne 40. ei ole midagi saavutanud, siis on kõik olnud niikuinii mõttetu. ainult poliitikuks kõlbete siis. kas te kokat võtate? Stjuardess tõi meile mõlemale Coca-Colad. Einstein võttis lausa 3 pudelit, sest see pidi veresoontele kasulik olema, nagu tema doktor Weinberg kinnitas. ja mis teine põhjus on? küsisin ma siis, kui me olime klaase kokku löönud ja joonud. leppimine, vastas Einstein. leppimine ja lepitamine. mul on vaja ennast füüsikaga lepitada, sest ma olen tema vastu eksinud.
ja mul on vaja maailma Saksamaaga lepitada. Ei saa minust aru, Isaac, aga nii on tarvis. Uskuge mind. ma arvasin siiski, et ma sain temast aru. Tegelikult ma muidugi eksisin, ent sel hetkel ma uskusin, et ma mõistsin teda. Albert Einstein oli kunagi tuntud kui veendunud patsifist. Ja kui IFOde väljailmumisel 1940. aastal olid maailmas, Saksamaal ja Ameerikas iseäranis, hoogustunud tuumaenergia ja aatomirelvade uuringud, oli Einstein koos mõnede teiste teadlastega sellele vastu astunud. Ta oli saatnud koos mitme füüsikuga president Rooseveltile kirja, milles ta hoiatas sellise relva eest. Väga paljud Ameerikas sõimasid teda selle pärast. Teda nimetati isegi Saksa spiooniks. Ja see oli muidugi kõikidele juutidele äärmiselt solvav. Einsteini, Vigardi, Telleri ja Szillardi kiri aga kutsus üles rahumeelsusele ja seostas IFOde tulemist ühemõtteliselt tuumafüüsika arenguga. See ei saa olla juhuslik, et need võõrad ja teaduslikule seletusele mitte alluvad lendavad objektid tekivad meie taevasse just siis, kui inimkond on lähedal aatomi tuumasaladusele ning omandamas relva, mis võib hävitada kõik elava meie planeedil, öeldi selles kirjas. Võib-olla ei ole maa sellisteks teadmisteks veel valmis. Meile on teada antud, et meid jälgitakse ja meid on hoiatatud. Ja ilmselt oli ka minu unenägu psühhoajaloo valemist inspireeritud sellest kirjast. Ent päris kindlasti ei saa ma seda kunagi teada. Neile 4 teadlasele tekkis Ameerikas muidugi suur vastasseis. Ent ometi otsustas president tuumauuringuid mitte hoogustada. Ja just siis tulistasid Saksa hävitajad alla ühe lendava taldriku ning mõne kuu pärast algas Euroopas teine maailmasõda. Mis teie ettekande teema on? Küsis Einstein äkki. Ukraina rinde purustamise strateegia, vastasin ma. Täpset pealkirja veel ei ole. Tähendab, mulle tundub, et ma suutsin rünnakute intervallide ja regulaarsuse alusel välja arvestada FOXP ja Volt 3A taldrikute relvakande võime. Nende lennukiirus oli Saksa välidokumentaalfilmi kaudu samuti leitav. Seal on üsna huvitav korrelatsioon IFOde tulejõu ja lennukiiruse vahel. Aga me ei tea ikka veel, mis relvad need olid, ohkas Einstein. Ma olen kindel, et me suudame selle varsti välja arvutada. Küberneetika, teate, see on tulevikuteadus. Kompuutrid, mis mõtlevad inimesest miljoneid kordi kiiremini, see on võimalik. Ja ma olen kindel. Ja siis on kõik perfokaardid ja mikrofilmid ajalugu. Einstein muigas ja koputas endale sõrmega oimu kohale. Kompuutrid ei hakka iialgi ise mõtlema. Selle asja peavad meiesugused ära tegema. Kompuuter ei ütle, mis relv see selline on, mis Punaarmee tankihordid raua võiks sulatavad. Kas teil abduktsioonidega ka tegeletakse? Jaa, meil on Bostonis abduktsiooni õppetool, ütlesin ma õhinal. Üks noor tüdruk juhatab seda. Ursula Gröbner, väga andekas noor teadlane, sügava antropoloogia huviga. Ja meil on 16 vabatahtlikku katsealust, kes kõik on olnud röövitud. Hüpnoosi all on nad Ursulale rääkinud võõrastest maailmadest, kuhu neid on viidud. Valitsus tahtis seda kateedrit kangesti salastada, aga ei läinud läbi. Mis Ursula on väga kangekaelne. Ja tal on üpris põnevad teooriad, et miks just neid inimesi on röövitud. Kas teid huvitavad abduktsioonid? Einstein mühatas. Sellest oli raske välja lugeda, kas ta pidas seda uut teadusharu põlastusväärseks või tuli tema huvi iseenesest mõistetavana võtta.
ta jäi mõneks ajaks mõttesse. Muidugi, ütles ta siis. Muidugi see huvitab mind. Abduktsioon võib olla kõige võti. Kas te sellest Inglise eelmise aasta juhtumist olete kuulnud? Üks väike poiss, jah? Jaa. Ma palusin ta konverentsile tuua. Saksa valitsus maksab kinni. Ma tahan temaga rääkida. Stjuardess tuli meile ütlema, et doktor Weinberg sooviks nüüd oma kohale tagasi tulla. Einsteinile see ei meeldinud, aga ta nõustus. Me räägime Berliinis edasi, kui see teile sobib, ütles ta lõpetuseks. Võtame üks Slivovitš ja aitate mul veidi oma märkmeid korrastada. Ma kinnitasin, et loomulikult see sobib. Ja olin tegelikult üsna keeletu, et Albert Einstein oli valinud mind oma kaastööliseks arvatavasti maailma teadusajaloo kõige sensatsioonilisemal konverentsil. Kui me maandusime, sadas Berliini kuninglikul Tempelhofi lennuväljal peenikest uduvihma. Lennujaama hoone sissepääsu ees hoidsid politseinikud suurt rahvamassi tagasi. Sõnumid Albert Einsteini ootamatust tulekust Saksamaale olid juba üle ookeani jõudnud. New Yorgi reporterid olid asjast siiski haisu ninna saanud. Ja nüüd olid vist kõik Saksa kuningriigi ühiskondlikud organisatsioonid, klubid, seltsid, liidud ja ülikoolid oma tervituskomitee lennujaama saatnud, rääkimata ajakirjanikest ja muidu huvilistest. Einstein tuli lennukist välja viimasena. Must Mercedese limusiin sõitis talle otse trapi ette vastu. Reporterid kiunusid kaugel eemal, nagu keti otsas koerad vorsti haistes, aga neid ei lastud lähemale. Rahvas hüüdis, skandeeris ja juubeldas. Välklambid sähvisid. Kusagil kaugel krõbises valjuhääldist USA hümn. Ma oletasin, et limusiinis on Robert. Ja ma ei eksinud. Ma tundsin ta kohe ära. Ta ei olnud peaaegu üldse muutunud. Ehkki meie viimasest kohtumisest oli möödas ligi 15 aastat. Ta hüppas tagumisest uksest välja. Laitmatus ülikonnas, peenikeste vuntsidega, sõjaväelasliku rühi ja relvituks tegeva naeratusega. Saksamaa kuningliku valitsuse teadusminister Robert Heinlein. Tema abikaasa Eva Braun, kelle ta sõja ajal kangelaslikult atentaadist oli päästnud, jäi autosse istuma. Robert nägi mind, kui ma koos teiste reisijatega mööda politseinikest piiratud rada pagasiruumi poole läksin. Ta jõudis viibata ja kergelt kummarduda ning mina samuti. Me räägime hiljem. Meil on paljust rääkida. Ja nüüd ma teadsin ka tema saladust, et ka Robert Heinlein oli kunagi üritanud ulmejutte kirjutada. See pani mind tundma, nagu me oleksime kaasosalised mingis nooruspõlve häbiväärses huligaansuses. Einstein topiti siis musta limusiini ja ilmselt viidi ta kohtuma kuningliku kõrguse Louis Ferdinandiga. Ka minule oli vastu tuldud. See oli üks pisike prullakas tüdrukutirts, kes seisis vastuvõtusaalis sildiga Herr Isaac Asimov. Ja ta rääkis inglise keelt kange Bayeri aktsendiga. Tema nimi oli Angela. Ta püüdis mulle lennujaama eest plekiselt lõgiseva Volkswageni takso ja kädistas terve tee minu logistikast konverentsi ajal. Nagu ma aru sain, oli ta konverentsi korralduskomitee vabatahtlik. Muidu aga füüsikaüliõpilane Humboldti ülikoolis. Rohkemat mu aju registreerida ei jõudnud. Ma olin pikast lennust roidunud ja tahtsin magama minna, kuigi oli hommik.
takso kolistas läbi Berliini tänavate. Ma olin kunagise impeeriumi ja Kolmanda Reichi pealinnas. Teel hotelli mõtlesin ma Robert Heinleinile ja meenutasin tema lugu. Kui Ühendriikide ja Euroopa linnade kohal hakati 1940. aastal nägema IFOsid, pani sõjavägi Philadelphias kokku eksperimentaalbaasi, mis pidi seda nähtust uurima. Noor mereväelase taustaga insener Robert Heinlein sai selle juhiks ning ta kutsus sinna ka minu, sest ta oli juhtunud lugema mu jutte Astoundingis. Me ei jõudnudki toona õieti midagi uurida või teha. Meil olid ainult mõned filmikaadrid ja palju pööraseid ideid, kui tulid uudised, et sakslased on ühe taldriku alla tulistanud. USA ja Hitleri suhted ei olnud just kõige paremad. Ent ometi suutis valitsus Hitleri nõusse saada, et oletatava maavälise lennumasina vraki uurimise juurde lubatakse vaatlejatena USA teadlaste grupp. Sakslaste tingimus oli, et need peavad olema aaria tõugu ja eelistatavalt saksa päritolu. Nõnda sattuski Robert koos veel 4 Ameerika teadlasega Peenemündesse. Nad jõudsid saata ainult ühe ettekande, mis peamiselt rääkis sellest, et neil on kogu aeg saba taga ja alla tulistatud vrakki ei ole nad ikka veel näinud. Siis tungisid venelased Poolasse. Inglismaa ja Prantsusmaa vaatasid seda itsitades pealt, lootes, et sakslased tungivad läänest Poolasse ja 2 suurt ennast vastastikku ära vaevavad. Keegi ei teadnud toona, et selline oligi Hitleri ja Stalini salaplaan. Hitler kuulutas sõja hoopis Belgiale ja hakkas Pariisi peale marssima. Euroopa oli segaduses. Inglismaa astus Prantsusmaa poolel sõtta ning jaapanlased tegid Pearl Harborist surnuaia. Washington kuulutas sõja Saksamaale. USA teadlased Saksamaal interneeriti. Neist said pantvangid. Lendavad taldrikud olid korraga unustatud. Ent mõne aasta pärast tuli neid hakata nimetama sekkuvateks lendavateks objektideks. Saksamaa vallutas kerge vaevaga pool Euroopat ja jõudis Moskva alla. Aga siis pani eriliselt kirbe pakane nende sõjamasina seisma. Churchilli hädakisa, Wall Streeti raha ning strateegiline kaalutlus, et ainult venelasi aidates on võimalik sakslased Euroopas peatada, tegid teoks ühe kõige uskumatuma ja vastikuma alliansi inimkonna ajaloos. USA relva- ja toiduabi karavanid hakkasid liikuma üle ookeani Venemaa poole. End vabaks ja kristlikuks pidav lääs aitas verist kommunistlikku diktaatorriiki. Meie abi ja karm talv lubasid venelastel sõjatööstuse uuralite taha koondada. Ja aasta pärast võtsid venelased kasutusele vana taktika. Saata vaenlase peale nii palju mehi, kuni neil kuulid otsa saavad või kuulipildujad üle kuumenevad. Tasapisi hakkas Vene aururull jälle lääne poole veerema. Ning alles siis saadi Washingtonis ja Londonis aru, millise deemoniga nad tegelikult on liidu sõlminud. Stalin ei kavatsenud peatuda enne Atlandit. See oli selge. Rauda ja mehi oli Siberis nii palju küll, et lasta tappa ühe vaenlase kohta 100 enda oma ning siis roomikutega üle laibahunnikute lääne poole müristada. Oli selge, et Washingtoni poliitika on vähemasti kogu Euroopa Vene sõduri kätte andnud. Ja kui see kaltsudes proletaarlaste armee läände voogab, siis võib hävida kogu Euroopa kultuur. Lendavad taldrikud peatasid Punaarmee edasitungi Kurski lähedal. Samal ajal kui liitlased valmistasid ette maailma ajaloo kõige vägevamaid pommitamisreide Saksamaa linnadele. Oli 1943. aasta suvi, kui IFOd ilmusid Vene tankikolonnide kohale ja sulatasid kõik enda all hõõgavaks massiks. Smolenskist Musta mereni,
miljoneid inimesi põles sekunditega tuhaks ja nende haudu ümbritsesid kägaras sulametalli känkrad. Linnadest said ahervaremed. Ning järgmiseks ilmusid nad Berliini kohale ja Reichstagi hoonest sai põlev kivi. Sõnum oli enam kui selge. Keegi ei tea tänapäevani, kas riigipööre Berliinis oli Saksa enda ohvitseride algatus või oli seal oma osa Prantsuse kavalal luureoperatsioonil. Aga igatahes Himmlerile tehti atendaat ja Hitler arreteeriti. Võimu haaras Isamaa päästmise Hansa, mis sõlmis Pariisi, Londoni ja Washingtoniga separaatrahu, millele järgnes ka Moskva kiire rahupakkumine, kui Ford ähvardavalt Kremli kohal tiirlema hakkasid. 3 aastat kestis Saksamaal kodusõda veel edasi, kuni Martin Bormanni juhitud natsionaalsotsialistid alla andsid ja uue konstitutsioonilise monarhiaga nõustusid. Vabariiklik kord, mis oli alguse saanud Weimari pöörasustest ja toonud võimule natsionaalsotsialistid, näis nüüd sakslastele läbikukkunud eksperimendina. Kõige ohutum ja paljudele kõige südamelähedasem variant tundus olevat Hohenzollernite restauratsioon. Seda enam, et troonipretendent Louis Ferdinand oli Roosevelti sõber ja Hitleri vihavaenlane, juhtinud kodusõjas Bormanni vastaseid operatsioone ning surunud maha Willy Brandti nime all tuntud avantüristi kommunistliku võimuhaarde katse. Hitlerile, tema lähimatele kaaslastele ja Willy Brandtile mõisteti Nürnbergis Saksa rahva kallal sooritatud kuritegude pärast eluaegne vanglakaristus ja nad pisteti Spandau vanglasse. Kuuldavasti pidid Hitler ja Brandt olema nüüd kõige paremad sõbrad ja Spandaus tihti malet mängima. Louis Ferdinand Victor Edward Albert Michael Hubertus sai aga USA, Inglismaa ja Prantsusmaa õnnistusel Saksamaa uueks kuningaks. Ja mis Stalinit veel iseäranis tigedaks võis teha, oli see, et Louis Ferdinandi abikaasa oli ju Vene Romanovite soost suurvürstinna Kira Kirillovna. Teoreetiliselt, ehkki moodne rahvusvaheline õigus sellele selget vastust ei anna, on Louis Ferdinandi ja Kira lastel nõue Venemaa troonile. Ma kuulsin Robertist uuesti alles 1951. aastal, kui von Brauni valitsus esimest korda võimule tuli. Olin ta isegi unustanud, nagu ka USA valitsus kõik oma pantvangi sattunud teadlased. 1951. jõudis aga ajakirjandusse reportaaž, et kohe kui IFOD Dnepri juures sõtta sekkusid, lasti Ameerika teadlased vangist välja ja toodi Hitleri punkrisse. Seal kohtus Robert esimest korda Eva Brauniga. Ameerika teadlasi sunniti tööle. Partei juhtkond tahtis teada, kes on nende poolel sõtta sekkunud ja miks. Ent seejärel järgnes rünnak Reichstagile. Kummeti olid Robert ja teised teadlased suutnud oma uurimistööd jätkata ka kõigi järgnenud segaduse aastate ja kodusõja jooksul. Robert Heinleinile oli alla tulistatud maaväline lendav objekt olulisem kui koju tagasi pöördumine. Kui Wernher von Braun sai kuninglikuks kantsleriks, pakkus ta Robertile võimalust tööd jätkata. Tingimuseks oli Saksa kodakondsuse taastamine. Ja Robert nõustus. Ta abiellus ning nüüd on ta Saksamaa teadusminister ja maailma esimese ifoloogiakonverentsi kokkukutsuja, kus esmakordselt tehakse avalikuks kogu info, mis sakslased teada on saanud. Minu hotell asus Brandenburgi väravate läheduses. Selline klassitsistlikus stiilis ja marmorist läikivate seinte ja punaste vaipadega. Kubasust oli selles sama palju kui allveelaeva peldikus. Angela jättis minuga hüvasti.
Ma palusin endale õhtusöögi tuppa serveerida ja mind mitte päeva jooksul segada. Ma pidin välja magama ja öösel ettekande valmis saama. Toas lülitasin ma korraks televiisori sisse. Sealt jooksis parasjagu uudislõik kellestki Vene teadlasest, kes oli Nõukogude Liidu rusudest põgenenud läbi idavööndi ei kellegi maa Poolasse ja palunud seal poliitilist varjupaika. Ta oli füüsik ja kosmoloog, nagu ma oma viletsa saksa keelega aru sain, ja tema nimi oli Gustav Naan. Poola ei soovinud teda vastu võtta, ent Venemaal oleks teda ähvardanud mahalaskmine. Kuna idavööndi tulevane poliitiline staatus oli ikka veel segane, ei julgenud Poola Venemaad ärritada. Lvovi ja Valgevene vabariigid olid poliitiliselt nõrgad. Neist pidid saama puhvrid Euroopa ja Venemaa vahel, aga praegu oli nende staatus veel lõplikult lahendamata. Stalin oli käivitanud kuuldavasti uue suure terrorilaine. Tema paranoia süvenes. See oli poliitika. Mind ei huvitanud sel hetkel poliitika. Ma heitsin pehmesse voodisse, mis oli turvaliselt 4 seina vahel, ja ma vajusin silmapilkselt unne. Õhtul ärkasin ma Junge koputuse peale, kes tõi mulle priske viini šnitsliga õhtusöögi ning ühtlasi ühe kinnise ümbriku. Selles oli ainult 2 rida. Mingi Berliini äärelinna villa aadress ja et auto ootab all. Allkirja asemel oli ainult 1 sõna: ulmefänn. Villa asus kesklinnast umbes tunniajase autosõidu kaugusel. See oli jalakate ja pöökide vahele uppunud rikkama rahva linnaosa. Nii vaikne ja nii kodanlik. Ma tuletasin endale meelde, et siin elavad töösturid ja rahahiiglased olid need, kes esimese vile peale olid kunagi natsionaalsotsialistidele rahakotid avanud ning riigipöörde järel kohe uuele monarhiale vankumatut truudust vandunud. Aga küllap selline ongi kapitali vaistlik loogika ja usutunnistus. 3-korruselise punasest telliskivist villa ees ei olnud õnneks ühtegi ajakirjanikku. Põõsaste vahel passisid ainult paar erariides politseinikku. Robert oli osanud korraldada Einsteinile väga privaatse elamise Berliinis. Ma mõistsin, et ilmselt olen mina üks vähestest, kes geeniuse aadressi teab. Geenius ise oli ratastoolis. Ta näis kahvatu ja oli rohkem kössi vajunud kui lennukis. Dr. Weinberg oli ta nähtavasti rohte ja süste täis toppinud. Peale Weinbergi oli majas veel arste, 1 põetajaõde ning paar range välimusega virtinat, kes mind avaliku vaenulikkusega tunnistasid, kui mind sisse juhatati. Einsteini ees lauakesel oli paberimapp, teekann ja pudel portveini. See viimane oli mulle. Mul on 1 hea uudis ja 1 halb, ütles Einstein kohe. Ma alustan halvast. Kas sobib? Ma noogutasin kõhklemisi. Einsteini hääl oli nõrk ja ta värisevad käed panid teetassi vibreerima. Mulle tehti just praegu selgeks, ütles ta, et minu tervislik olukord ei luba mul homme konverentsil esineda. Lend mõjus liiga halvasti. Ma vaidlesin vastu, aga doktoril on muidugi õigus. Ma ei jõua. Ma vajun kokku. Suur rahvamass väsitab mind ja kõik need kaamerad ja mikrofonid. Ei,
ma ei saa hakkama. Ja ma ei taha maailmale meelde jääda kui ratastoolis tudisev rauk. mul on väga kahju, sõnasin mina. ja ma kardan, et nüüd ei saa ükski uudis enam hea olla. Siiski, ma olen otsustanud, et ma palun teid, Isaac, konverentsil ette kanda minu pöördumine ja minu töö resümee. minu? ma olin täiesti jahmunud. See on liiga suur au. Üsna suur. Sõnas Einstein muheledes. Aga mitte liiga. Te olete selle ära teeninud. Ja ärge kartke, matemaatikat seal ei ole. See on rohkem essee ja päris lühike. Te teate, millega ma viimased aastad olen tegelenud? Relatiivsusteooria ja kvantfüüsika ühenduse leidmine. Nende kokkusobitamine. Täpselt. Ja selles essees on minu mõtiskluste tulemus. Muidugi, see ettekanne ei ole veel valmis. See ei saa enne valmis, kui ma olen rääkinud selle inglise poisikesega, kelle lendavad taldrikud ära viisid ja tagasi tõid. Me peaksime kohtuma homme. See on äärmiselt oluline. Ma paluksin, kas teil oleks võimalik selle kohtumise juures olla? Muidugi olin ma nõus. Ta vaikis siis ja jäi mulle otsa vaatama. Ma ei osanud sel hetkel midagi öelda. Mõte, et mind on valitud Einsteini asendajaks konverentsil, tekitas kõhedust. Ma kujutasin ette nende teadlaste nägusid, kes olid tulnud Berliini ainult selleks, et kuulata Einsteini ettekannet. Aga siis astub kõnetooli keegi vähetuntud ameeriklane Isaac Asimov ja Einsteini nad ei näegi. Kas leidsite siis lahenduse? Universumi ühtse mudeli? Pärisin ma lõpuks. Einstein silus oma käharaid vuntse ja muigas vaevu märgatavalt. Ma olen edev inimene. Kui ma oleks selle valemi leidnud, kui ma oleks loonud kõiksuse teooria, siis ma oleks sellest juba üle maailma kirenud. Te siis ei ole seda leidnud? Siis ei oleks mul ka millestki ettekannet teha. Ärme unustame, et meil on ikkagi ifoloogia konverents. Me oleme kokku tulnud, et arutada, kust nad tulevad, kes nad on, kes nad saavad olla ja kas nad saavad olemas olla. Ma olin veidi segaduses. Ifode olemasolu ei saa eitada. Nad peavad olema leiutanud meetodi, kuidas nad suudavad liikuda valgusest 1000 kordi kiiremini. Aga me teame, et see on võimatu. Järelikult peavad nad suutma kõverdada aegruumi ja liikuda läbi ussiaukude, mis teeb neist ikkagi aja ja universumi isandad. Ja kõike seda ainult sellepärast, et sekkuda ühte inimkonna sõtta. Milleks? Te ju ise oletasite, et sellepärast, et ära hoida meid tuumarelva kasutamisest. Aga tuumarelva ei ole veel ehitatud. Tuumarelv on teooria ja vist jääbki lähiajaks teooriaks. Ifod hävitavad peaaegu kogu läänepoolse Venemaa ja muudavad maailma poliitilisi poolusi. Jälgivad meid, ei võta kontakti, aga lasevad oma olemasolust teadlikud olla. Nad sundisid meid hävitustööga rahu sõlmima. Ja kõigele lisaks nad röövivad inimesi. Annavad nad tagasi,
aga ikkagi võtavad neid mõneks ajaks ära. Mida nad teevad nendega? Mida teie, mis Ursula on avastanud? Mis on need huvitavad teooriad? Ta oletab, et need on olnud antropoloogilised eksperimendid. Inimesi on viidud erinevatesse maailmadesse üle universumi ja on katsetatud nende ellujäämise võimalusi seal. Ta nimetab seda siirdeteooriaks, maalaste sobitumist eksoplaneetide ühiskonda. Ja pärast on nende mälestused kustutatud, kuid hüpnoosi all tulevad need tagasi. Kõik abdukteeritud on sigimisvõimelised, nii mehed kui naised ja erinevatest rassidest. Mis Ursula arvab, et nende eksperimentide üks eesmärk on ka soorollide uurimine. Albert Einstein kõkutas veidi aega naerda ja küsis siis. Ja teie seisukoht? Ma ütleksin, et need teooriad ei ole loogilised. Samal põhjusel, mis te enne välja tõite. IFOd on aja ja universumi isandad ning antropoloogilised eksperimendid vaevalt niivõrd kõrgelt arenenud tsivilisatsiooni huvitavad. Meiega võrreldes on nad jumalad. Jumalad? Küsis Einstein muheledes. Ma just tahtsingi selle teema juurde jõuda. Te olete kuulnud seda uut teoloogilist teooriat, et on suurte asjade jumal, kes valitseb gravitatsiooni ja aja üle, ning siis on väikeste asjade jumal, kes käsutab kvantmehaanikat aatomituumas. Jah, ma olen, aga... Aga te olete ateist. Ma arvan, et ma ei suuda Jumala mitte olemasolu tõestada. Aga ma olen sedavõrd kindel, et teda ei ole olemas ei suurt ega väikest, et tõestamine oleks mõttetu ajaraisk. Aga kui need kaks jumalat omavahel jõudu katsuksid, siis nad avastaksid, et neid kumbagi ei ole olemas, ütlesin mina. Einstein muigas. Ateism on reaalsuse eitamine. Sõnas ta siis. Kui suur on tõenäosus, et üks molekul teie kehas areneb just kui iseenesest nii intelligentseks, et ta saab teadlikuks endast ja teda ümbritsevast universumist ehk teie sisekosmosest? Mitte väga suur, pomisesin mina. Aga ma sain aru, et Einstein oli korraga midagi tajunud. Ta käsi puhkas endiselt ettekandel, mida ta ei lükanud veel minu poole. Mu pilk vist lausa õgis seda kausta. Aga ta vaikis ehk umbes minuti ja tema näol oli väga keskendunud ilme. See on huvitav, pomises siis Einstein äkki. Ta justkui ei rääkinud enam minuga, vaid ta pilk oli pöördunud kuhugi kaugusesse. Ma ei saanud aru, kas ta oli mingi põneva idee peale tulnud või oli midagi muud seda häirinud, kuid ma ei söandanud seda küsida. Einstein istus mõnda aega tardunud poosis, ta justkui koges midagi, mida mina ei näinud. Ma ei oleks seda iial arvanud, pomises ta siis äkki. See on nii rahulik, sõbralik. Mis siis ikka? Ja tõesti ma ei osanud arvata, millest ta rääkis. Ta kutsus siis doktor Weinbergi. Olge nii kena ja telefoneerige härra Heinleinile, ütles ta. Paluge, et ta kiirustaks. Ma soovin, et ta tooks siia selle inglise poisikese. Steven oli vist ta nimi. Te teate küll. Ma soovin temaga kõnelda kohe. Mitte homme, aga veel täna. Doktor Weinberg parises veidi vastu. Loomulikult, sest aeg oli hiline. Einstein oleks pidanud voodisse heitma, mitte külalisi kutsuma.
aga ta jäi endale kindlaks. ta palus end lihtsalt diivanile aidata. ta puhkab seal ja sellest talle aitab. midagi oli juhtunud. aga ma ei saanud täpselt aru, mis. Weinberg käis telefoneerimas ja tuli siis tagasi nagu kelner restoranis serveerimislauaga, millel oli mitmeid liike rohtusid, vererõhuaparaat, kuulamistoru ja muid meditsiinilisi piinariistu. külalised või mitte, aga oli aeg Einsteini õhtusteks protseduurideks. Einstein, kes lamas diivanil, kerge tekk peale tõmmatud, viipas aga tülpinult käega. ei, Weinberg, kähistas ta. enam ei ole seda vaja, ei ole mõtet. andke mulle minu märkmik. Weinberg vaatas abi otsivalt minu poole ja ma noogutasin. ma sain aru. ja ma üritasin samuti Einsteini veenda, et ta ei tohi protseduuridest keelduda. Weinberg peab täitma oma arsti kohust. aga see oli lootusetu. ma tunnen ennast hästi, ütles ta. valage meie külalisele üks portvein. ja mul on vaja mõelda. kui kaua Heinleinil läheb? ta lootis tunni ajaga kohale jõuda, porises Weinberg. Einstein sulges silmad, raputas pead ja pomises midagi saksa keeles. korraks välgatas ta ilmes kurbus või lootusetus. me ootame, sõnas ta siis. ma teen mõned märkmed. ja Isaac, ma palun teid, rääkige mulle mõni hea juudi anekdoot. Te ju kogute neid. ma ei saanud ikka veel päriselt aru, mis on õieti toimumas. aga ma rääkisin talle siis ühe loo. ta muigas kergelt ja palus veel. ja siis veel. võimalik, et ma rääkisin talle siis ligi pool tundi juudi anekdoote. mõne peale ta naeris, mõne peale mitte. ta kritseldas aeg-ajalt midagi märkmikusse ja tõmbas jälle maha. Weinberg seisis meie kõrval ja oli ilmselt suuremas mõistmatuses kui mina. rabi, pastor ja katoliku preester mängivad raha peale kaarte, rääkisin mina. korraga toimub mängupõrgus politseihaarang. politseinik pöördub preestri poole ja küsib. isa Murphy, kas teie mängisite raha peale kaarte? preester pöörab silmad taeva poole ja sosistab. issand, anna mulle andeks, et ma nüüd valetan. ja ütleb siis politseinikule. ei, jumala nimel mina ei mänginud. politseinik küsib siis pastorilt. kas teie, pastor Johnson, mängisite raha peale kaarte? ning jällegi palub pastor taevalt andestust ning vastab. ausõna, mina ei ole mänginud. seejärel pöördub politseinik rabi poole. rabi Goldstein, kas teie mängisite raha peale kaarte? rabi laiutab käsi ja küsib imestunult. ei tea kellega. Einstein kõkutas nüüd kergelt naerda. see oli hea, ütles ta. avab hästi meie olemust. rabi Goldstein tuleb olukorrast välja, ilma et ta peaks valetama. aga ta kasutab ära, et teised valetavad. kas teie analüüsite anekdoote, Isaac? ei, pomisesin mina. aga te peaksite. Einsteini hääl oli väga nõrgaks jäänud. Anekdoodid on julmad. keegi peab alati haiget saama. mõnikord ma mõtlen, kas need mitte ei olegi maavälist päritolu. rääkige mulle veel mõni. ma proovisin talle veel rääkida, aga seda oli raske teha, kui su hing ängistusest krampi kisub. Einstein kuulas, aga varsti vajusid ta silmad kinni. märkmik pudenes käest ning tema pea vajus taha.
ta hingas raskelt. Weinberg sööstis tema juurde, katsus pulssi ja otsis juba mingit süstalt. Ma ei suutnud enam ühtegi anekdooti rääkida. Mul oli nutt kurgus. Minu ees oli surev inimene, surev geenius. Ja ma olin täiesti kindel, et ta oli oma surmaaja minuti pealt välja arvutanud. Ta tuli veel üks kord teadvusele. Siis ulatasid tema värisevad ja külmad käed mulle oma märkmikku. Ja tema viimased sõnad olid: nagu kirurgi nuga. Aga kirurgi ennast me veel ei näe. Nad lähevad ära, Isaac. Nad muutuvad müüdiks, legendiks, muinasjutuks. Albert Einstein suri 4. septembril 1957. aastal Berliinis Kobergstrasse tänava villas. Ainuüksi fakt, et ma olin tema surivoodi juures ja kuulsin tema viimaseid sõnu, teeb mind igaveseks ajaks maailma kuulsaks, isegi kui ma oma ülejäänud elu jooksul mitte midagi ei saavuta. Einsteini surma pärast kuulutati Saksamaal välja leinapäev ja ifoloogia konverentsi algus lükkus edasi. Nagu saksa keeles öeldakse, valitses kogu selle konverentsi ümber nüüd üks paras tohuvapohu. Ma teadsin, et ma pean ajakirjanike eest põgenema ja ennast varju hoidma. Ma hulkusin mööda Berliini parke, käisin loomaaias ja konutasin kohvikutes ja õllekeldrites, kus mind mitte keegi ei tundnud. Ma uurisin Albert Einsteini märkmikku, aga see neetud geenius oli kasutanud kiirkirja ja ma sain sealt ainult vähesest aru. Paar minu jutustatud anekdooti oli ta üles tähendanud, aga ma mõistsin seda ainult sellepärast, et seal olid tuttavad märgid. 12 risti, 12 Taaveti tähte ja habeme ajamisnuga ja nii edasi. Anekdootide lõppu oli Einstein tähendanud naerunäoga lõusta. Mida naljakam lugu, seda rohkem lõustu. See lugu, kus preester, pastor ja rabi käivad habeme ajaja juures, oli saanud kõige rohkem naerunäoga lõustu, tervelt 3 tükki. Universumi saladustest see märkmik mulle aga kuigi palju ei pajatanud. Midagi suutsin ma siiski dešifreerida. Ja kõige rohkem pani mind mõistatama üks valem, mille Einstein oli nähtavasti kusagilt ümber kirjutanud. Plancki konstant, Boltzmanni konstant, Newtoni konstant ja valguse kiirus olid äratuntavad. Kuid mille massi ja temperatuuri selles rehkendati, ei suutnud ma mõista. Samavõrra arusaamatu oli kordaja S.H 53 minutit. Ent kuna see oli üks ainsamaid inimkeelseid ülestähendusi märkmikus, kaldusin ma arvama, et see võis olla sinna kirjutatud minu jaoks. Peale Einsteini märkmiku lugesin ma neil päevil hoolsalt ajalehti, nii palju kui minu saksa keel lubas, ja visandasin, küll rohkem ajaviiteks, mõningaid psühhoajaloo teese. Saksa ajalehed kubisesid igasugustest prognoosidest ja spekulatsioonidest nii ifoloogia kui poliitika teemadel ja need andsid mulle mõned päris head ideed masside etteennustatava käitumise kohta. Ehkki leheneegrite eest suutsin ma ennast peita, siis oma usina ja tahtejõulise Angela eest siiski mitte. Ta tilpnes mul alati abivalmilt sabas ja kurtis, et teda on minu assistendiks määratud ja et ta tahaks kangesti oma kohuseid täita.
ma vastasin, et praegusel hetkel tahaksin ma ainult rahus tööd teha. Ning see saksa õllesaalide miljöö hakkas selleks üha paremini passima. Angela luges mulle ette, millised ajalehed ja raadiojaamad on mind konverentsi pressikeskuse kaudu kangesti taga otsinud ja luges ka ette telefonogramme, mis olid ka kõik meediakanalitest, kuni üks nimi mulle kummaliselt kõlas. Stopp, ütlesin ma siis ja lonksasin õlut. Kes see viimane oli? Arthur C. Clarke, ütles Angela abivalmilt. Ta ütles, et on inglane ja te kindlasti teate ta nime. Me ei ole kuulnudki, pomisesin mina. Mida see C seal nimes veel tähendabki? Ma ei tea, ütles Angela punastades. Ma ei küsinud. Vabandust. Aga mida ta tahtis? Ta ütles sõna-sõnalt nii. Selleks ajaks peaks Mr. Asimov olema välja nuputanud, et ta peab minu hoolealusega kokku saama. See läheb aina segasemaks, pomisesin mina. Kes see selline võiks olla? Angela sikutas oma mapist välja ühe trükise. See oli kokku köidetud ja masinakirjas trükitud mapp, mis nagu selgus, sisaldas kõigi konverentsil osalejate nimesid, tiitleid ja lühikest elulugu. Selline oli ka minu hotellitoas, aga arusaadavatel põhjustel ei olnud ma jõudnud sellega veel tutvuda. Ma siis lehitsesin seda ja leidsin, et tegelane nimega Arthur C. Clarke oli 40-aastane. Tal on doktorikraad matemaatikas ja füüsikas King's College'ist. Ta on Briti ufoloogia ja kosmoselendude ühingu president ja avaldanud mitu raamatut, sealhulgas eelmisel aastal kõlava nimega monograafia Planeetide vahelise piloodi käsiraamat. Tema teaduslike artiklite nimekiri oli samuti muljet avaldav. Põhjus, miks ma sellest inglise ufoloogist kuulnud ei olnud, seisnes ilmselt selles, et teaduses oli Inglismaa mandrist kõvasti maha jäänud ja sealsete ülikoolide maine oli suhteliselt madal. Kes on aga tolle Clarke'i hoolealune, seda selles trükises kirjas ei seisnud. Kas ma telefoneerin talle? Küsis Angela. Moment, ütlesin mina ja mõtlesin. Mul kulus 5,5 sekundit. Inglise teadlase hoolealune pidi tõenäoliselt olema samuti inglane. Einstein tahtis enne surma kohtuda tolle inglise poisikesega, kelle ifod olid abdukteerinud. Keegi jõmpsikas nimega Hawking. Clarke pidi sellest teadma, sest too poisike oli konverentsile toodud just Einsteini nõudmisel. Minust saaks ilmselt hea detektiiv. Jah, ütlesin ma siis Angelale. Telefoneeri talle. Ma saan tema hoolealusega kokku. Homme 2:30 Berliini loomaaias. Ütleme, et tiigripuuri juures jäätise kohvikus. Arthur C. Clarke kandis pisut keigarlikku halli rätsepa ülikonda, hästi elegantsete raamidega prille ja punast kikilipsu. Ta oli ennast miski peenema parfüümiga üle piserdanud, nii et tiigrid pidevalt aevastasid. Tema silmavaade oli kuidagi üleolevalt kaval ja tema enda meelest hästi läbinägev. Tema käepigistus oli lodev ja pehme. Ta oli tüüpiline BBC hääldusega Briti pseudoaristokraat ja hakkas mulle esimesest pilgust närvidele käima. Kuidas teil läheb? Ütles ta mulle pisut muiates ja lisas. Või peaksin ma ütlema shalom? Kuidas teil läheb?
sõnasin ma viisakalt vastuseks ega hakanud tema teravmeelsust kommenteerima. Muuseas, kui ma tohin küsida, see tähendab Charles, ütles ta kiiresti ja pilgutas silma. Jätke see meelde. See tuleb kasuks, kui te pensionipõlves viktoriinidel käite. Ma jätan kindlasti meelde, lubasin mina. Kuigi enamasti küsitakse viktoriinidel kuulsate teadlaste teisi eesnimesid, nobelistide nimesid näiteks. Seda enam jätke meelde, sõnas Arthur Charles Clarke muiates. Kuidas teile Berliin meeldib? Kas te olete jõudnud ka midagi kirjutada? Kahjuks mitte, vastasin mina. Ma olen pärast oma mentori ja lähedase sõbra enneaegset surma olnud väga hõivatud tema teadusliku pärandi haldamisega. See oleks pidanud selle inglise eputise parajalt paika panema. Just nimelt mina, Isaac Asimov, olen suure Albert Einsteini lähedane kaastööline ja tema teadusliku pärandi haldaja. Aga see, Arthur Charles Clarke, ei ole temaga ainsatki korda isegi ühes ruumis olnud. Ma mõtlesin tegelikult, et kas te olete ka mõne ulmejutu kirjutanud, küsis tema kergelt naeru kõkutades. Mõnest gigantlikust kahurist või hiidsuurest ämblikust või millest need ulmekirjanikud tavaliselt kirjutavad. Ma krigistasin mõttes hambaid. Neetud, see üks nooruspõlve vallatus. Kui kaua võib üks süütu kergemeelsus teadlase renomeed mustata? Ma ei ole, ütlesin ma siis ja naeratasin lahkelt. Ma ei tegele sellega enam ammu. Arusaadav, ütles Clarke. Muide, ega me sõja ajal kokku ei puutunud. Ta teadis hästi, et me ei ole sõja ajal kokku puutunud ja ma ei saanud aru, miks ta seda küsib. Tema vasti kirve lasi arvata, et küllap on tal ka selleks mingi õel tagamõte. Ma arvan, et me ei ole, sõnasin mina. Tõepoolest, vastas tema. Vaevalt see ka võimalik oli. Ma olin kuninglikkude õhujõudude lennuohvitser. Suurem osa sõjast möödus piloodikabiinis. Teie vist eriti ei lennanud. Tervislikel põhjustel, ma saan aru. Ühesõnaga, see kloun oli kusagilt kogu minu biograafia välja nuhkinud. Ja mitu Messerschmitti te siis alla tulistasite? Küsisin ma. Piisavalt, kostis ta. Ühele eskaadrile kõmmutasime me koos IFO-ga, millel on standardkataloogis antud nimi WASP-1Y. Ühele maavälise aeronautika teoreetikule võiksid mälestused küllap huvi pakkuda. Ja mõni teine kord, Mr. Asimov, kui meil on rohkem aega. Kui te olete jõudnud oma mentori teadusliku pärandi ära hallata, ma hea meelega pajatan sellest kõigest pikemalt. Nii-öelda praktikult teoreetikule. Aga ma tänan teid huvi tundmise eest. Ma kummardasin viisakalt. Meie vahel oli kõik selge. See Dandy, see lõhnastatud sõjakangelane, pidas mind alamat tõugu Ameerika nohikuks. Ja ma ei kavatsenud tema illusioone praegu rohkem häirida. Aga ma tõesti kujutasin teda korraga ette ühe iroonilise ulmejutu peategelasena, milles eneseuhkusest lämbuv briti ohvitser satub kosmoselahingus Ameerika emalaeva pardale ja kus tema praktilised teadmised osutuvad kasutuks ja ainult üks juudi juurtega Ameerika teoreetik kangelaslikult päästab. Alloo, küsis Clarke malbelt naeratades. Kui ma tohiks teie mõttelendu segada korraks. See ongi Steve Hawking. Üks põlvpükstes poisinolk oli kusagilt välja ilmunud. Ta limpsis suurt jäätist, mis oli tema erakooli pintsakule juba mitu jälge jätnud. Ta oli ehk 15 aastat vana, mitte rohkem. Sihuke natuke ülbe silmavaatega ja sellise ilmega, et paremini taoks ta kusagil hoovinurgas jalgpalli
kui asjataks Berliinis mingisuguste teadlastega. Ma surusin temaga kätt ja üritasin jätta mulje, et suhtun temasse hästi semulikult ja võrdselt, sest nii vist peab noorsooga käituma. Ma küsisin, kas ma võin talle midagi pakkuda, aga ta ütles, et tal on komme kõik taskud täis. Onu Arthur juba ostis ja millegipärast pilgutas kergelt silma ja vilksas näoga Clarki poole. Ma ei saanud täpselt aru, mida ta mõtles, aga ma leidsin, et see on hea põhjus Clarkist väheks ajaks lahti saada. Ja ma ütlesin, et me vestleks Steve'iga veidi omavahel, 4 silma all, kui Sir Clark ei pahanda. Clark pahandas, selge see. Aga vähemasti õnnestus meil koos Master Hawkingiga eemale astuda ja ühe vaba kohvikulaua taga istet võtta. Mossitades sammus Clark taamal asuva telefonikioski juurde. Tegelikult ma võtaks ühe pindi, ütles mulle Steve, kui me olime istunud. Onu Arthur ostab mulle komme kogu aeg. Mul küll raha endal ei ole. Ma ütlesin, et see ei ole probleem ja tellisin 2 õlut. Kibe raisk, kommenteeris Master Hawking, kui ta oli vahust saksa õlut mekkinud. Imelikult külm ja palju vahtu, aga ikka parem kui need kukekommid, mida onu Arthur mulle topib. Mis värk on siis? Ega ma ei teadnudki täpselt, mis värk on. Peale selle, et Albert Einstein oli tahtnud enne siit ilmast lahkumist just selle noormehega kokku saada. Ja nii ma talle ütlesingi. Einstein oli vinge vana, tähendas noor Hawking ja noogutas. Ta pani selle relatiivsusvärgiga suhteliselt pihta asjadele. Ah nii, tähendasin mina. Nojah, ta kirjutas mulle, kui ma oma artikli avaldasin. Ta tahtis juba siis kokku saada. Aga vahepeal nad infot sikutasid mu ära. Kas sa nägid pealt, kui ta ära suri? Ma olin kogu selle aja tema juures. Ja enne surma tahtis ta sinuga rääkida, sõnasin mina. Ja ma ei hakka üldse teesklema, et ma teaksin, mis selle põhjus võis olla. Kas siin fish and chips on? Küsis Hawking. Saksamaal ei saa kuskil korralikult süüa, kurat. Siin pakutakse praevorste ja viinišnitslit, ütlesin mina. Kas ma tellin sulle? Paar vorsti tõmbaks õlle peale küll, teatas Hawking. Ja see kõlas täpselt nii, et enne ta mulle midagi rääkida ei kavatse, kui ta on korralikult söödetud ja joodetud. Ma kutsusin ooberi ja lasin meile bratwurste tuua. Ja kuni Steve sõi, rääkisin ma talle lühidalt endast ja Einsteinist. Ja kui ma lõpetasin, siis küsisin. Sa mainisid mingit artiklit. See jõmsikas jutustas siis, et mõni aeg tagasi oli talle kooli füüsikaklubis, kui külmunud tähtedest räägiti, üks mõte pähe karanud. Einsteini üldise relatiivsusteooria järgi on külmunud täht ehk must auk, nagu seda mõni füüsik naljaviluks on nimetanud, lihtsalt olemas ja imeb kõik endasse. Aga kvantfüüsika järgi võib must auk ka eritada midagi. Ja kui mõelda, et kvantfüüsika järgi võivad 2 osakest vaakumist lihtsalt tekkida ja samal hetkel kaduda, üks positiivse ja teine negatiivse energiaga, ja nad hävitavad teineteist ära. Et mis siis, kui nad tekivad musta augu Schwarzschildi raadiuse pealispinna juures? See on huvitav, pomisesin mina. Aga see külmunud täht ehk must auk on ainult hüpotees. Senimaani. Ma olen kindel, et need on olemas, sähvas Hawking, lürpis õlut ja pajatas edasi. Ühe osakese kugistav must auk alla, teine aga põgeneb, mis tähendab, et vaatleja täheldab nähtust,
mida võiks nimetada musta augu radiatsiooniks ehk siis plehku pannud osakeste kiirguseks. Aga kuna energiakadu ei saa universumis juhtuda, siis selle kompenseerib must auk oma massi ja energiaga, pahvatasin mina. Täpselt, kohmas Hawking. Nii see peaks olema. Must auk annab ära täpselt sama hulga massi ja energiat, mis on võrdne plehku pannud osakese massi ja energiaga. Mis omakorda tähendab, et must auk peaks järk-järgult kahanema. Selle temperatuur tõuseb ja radiatsioon kiireneb, kuni must auk kaob lõpuks päris ära. Plahvatab. Kui oleks olemas väga suured mustad augud, siis need ei kaoks, aga pisikesed kaoks ära. Ja ma sehkendasin selle mõtte valemisse ja avaldasin kooli almanahis. Teadlased ainult peeretasid selle peale. Aga see jõudis Einsteini kätte, sõnasin mina. Einstein ei olnud just kõige suurem mustade aukude teooria pooldaja, aga seda valemit pidas ta tähtsaks. Ja õigesti tegi, teatas Hawking. Kas ma saaksin ühe õlle veel? Kindlasti sai ta ühe õlle veel. Mina teadsin nüüd, mida tähendas see valem Einsteini märkmikus. See oligi Steve Hawkingi valem tollest almanahist. M tähendas valemis musta augu massi ja T musta augu temperatuuri. See valem ütles sisuliselt, et mõne päikese suuruse musta augu temperatuur on umbes 1 miljondik kraadi alla absoluutset nulli. Ja veel ma teadsin, et see lõnguse moodi inglise poisinolk pidi olema geenius. Sama suur geenius, kui Albert Einstein oli olnud. Koer tunneb koera ära. Kõige põnevam on see, mis juhtub selle osakesega, mis auku sisse imetakse, rääkis Hawking edasi. Õigemini, mis juhtub informatsiooniga? Kas see jääb või kaob, kui must auk ise kaob? Või ilmub see kusagilt välja? Ma tunnistasin, et ma ei saa aru. Oober tõi meile uued õlled ja ühtlasi arve. Hawking jäi seda paberilipakat viivuks põrnitsema, võttis siis kätte ja lehvitas minu poole. Võtame mõne lihtsa näite aeglasemate ajude jaoks. Kuidas saab informatsioon välja ilmuda, kui mustas augus ei ole enam energiat? Küsis ta. Meile näiteks tõi arve kelner. Informatsioon ei liigu ilma energiata. Teoreetiliselt oli tal muidugi õigus. Mulle tundub, et selline käsitlus on pisut vastuolus Einsteini üldise relatiivsusteooriaga, ütlesin ma siis. Einstein eksis, nähvas Hawking. Aine on ebakindel. Ainet võivad mõjutada kvantfluktuatsioonid. Einsteini universum on nagu silinder, lõplik ajas ja püsiv ruumis. Ma olen täiesti kindel, et see lükatakse varsti ümber. Tegelikult on väga tõenäoline, et kvantfüüsika võimaldab liikumist ajas, vähemasti mikrotasandil. Schrödinger rääkis juba siis, kui ma veel tatikas olin, et olemas võivad olla erinevad ajalood ja multiversum. Mul on mõned arvutused, mis näitavad, et see on kindlasti tõsi. Universumeid on mitu ja ajalugusid. Iga võimalik ajalugu on ka tegelikult juhtunud. Sul on arvutused, küsisin ma. Kas ma oletan õigesti, et Einstein soovis neid näha? Hawking noogutas agaralt pead ja sikutas põuest ühe vihiku. Mulle öeldi, et ma need kaasa võtaksin. Ega ma talle näkku ei oleks öelnud, et ta mõnes asjas eksis. Aga eks ta sai sellest ise ka juba aru. Ma lehitsesin seda vihikut ja minu hämmeldus kasvas. Muidugi oli see kõik mustand ja väga fantastiline, aga see ei olnud hullumeelne. See oli võimalus. Mitmed universumid, erinevates mõõtmetes universumid, mis on üksteise sees või läbi põimunud, osalt kattuvad ja osalt lahutatud,
kvantfüüsika suuremalt osalt ei olegi muud kui võimalused, mida on võimatu ümber lükata, aga samavõrra võimatu ka tõestada. Kuidas sa tulid selle kõige peale? Küsisin ma. Hawking kõhkles viivu ja lonksas õlut. Nojah, see nagu kargas pähe kuidagi, tähendas ta siis. Ma näen asju. Ma olen lapsest saadik näinud. Ja ma mõtlen ka asjade peale. Mõnikord sähvatab. Nüüd sähvatab nagu rohkem ka. Pärast abdukteerimist. Ta noogutas. Aga nüüd oli vapper õhujõudude kangelane Arthur Charles Clarke juba meie juurde tagasi jõudmas. Ta oli nähtavasti oma telefonikõne ära õiendanud ja rehkendanud, et minu palutud veidi aega on otsas. Ta krimpsutas õllekanne ja vorstitaldrikut nähes nina ja istus lauda. Ma loodan, et Master Hawking maksab kogu selle pidusöögi omast taskust kinni, sõnas ta ja viipas ooberit. Mina maksan, ütlesin mina. Selleks ei ole põhjust, teatas Clarke. Master Hawkingil on kuludeks Saksa valitsuse stipendium. Minu arvestuse järgi on tal sellest 400 marka kulutamata. Hawking punastas ja mina kinnitasin uuesti, et mul ei ole midagi arve maksmise vastu. Aga Master Hawking ei taha kellelegi võlgu jääda, ütles Clarke. Seda enam, et ulmekirjanduse turul pidi tänapäev kehvasti minema ja Mr. Asimov ei ole kindlasti lisaväljaminekuga arvestanud. Hawking peaaegu viskus oma koha pealt püsti. Kas Mr. Asimov kirjutab ulmet? Küsis ta kiledalt. Kahjuks küll, mainis Clarke irvitades. Mitte enam, kähvasin mina. Ma tahan seda kindlasti lugeda, teatas Hawking. Siis teie lahkel loal, sõnas Clarke noogutades, saatis minu poole mürgise pilgu ja õngitses oma portfellist hoolikalt köidetud Astounding Science Fictioni numbri. Mul ei olnud sõnu. See neetud tõhk oli minu maine määrimise nii peenelt ette võtnud, et isegi selle ajakirja numbri oli ta tellinud. Ilmselt nagu teiegi, arvan ka mina, et noored peaksid tänapäeval rohkem lugema, lisas ta. Parem muidugi, kui nad loeksid väärtkirjandust. Aga ma soovitan muide kõikidele oma üliõpilastele ka Ameerika pulpkirjandust. Nii silmaringi avardamise mõttes. See aitab hästi mõistust puhastada. Ma olen teile väga tänulik, urisesin mina. Aga siis lõpuks ometi jõudsime me rääkida Steve Hawkingi abdukteerimisest, mis ajakirjanduses nii palju kõmu oli tekitanud. Lühidalt oli see juhtunud nõnda, et Steve Hawking oli vändanud jalgrattal St. Albansi linnas sõprade seltsis, kui korraga oli taevasse ilmunud info. Seda nägi mitukümmend inimest, ainult fotografeerida ei jõudnud keegi. Üldiselt arvatakse pealtnägijate kirjelduste järgi, et see oli CIG-3. See oli nii madalal ja oli selgelt näha, et nii-öelda illuminaatoreid sellel ei olnud, ega üldse mingeid ehituslikke detaile ei paistnud. Ainult päikese käes helendav kuppel oli näha. Kõik kirjeldavad hästi teravat heli, mis oli nende kuulmisele haiget teinud, ja siis mingit valgussähvatust. Mitmel inimesel olid kellad seisma jäänud. Kahel autol lülitus elektrisüsteem välja ja täheldati tugevat sähvatust. Hetkeks oli linnatänaval paanika ja siis korraga oli info taevast kadunud, ilma et keegi selle liikumist oleks märganud. Koos infoga oli kadunud ka Steve Hawking. Tema jalgratas oli tänaval pikali. Täpselt selgust ei saadudki, aga arvatavasti oli toimunud ka ajanihe. Mitte küll pikalt, umbes 5–7 minutit. Steve'i otsiti igalt poolt, aga ei leitud kusagilt. Ta oli kadunud 4 päeva ja 6 tundi. Varasel hommikutunnil ilmus ta tagasi, ehkki seda ei näinud keegi pealt.
mõned linnaelanikud kirjeldavad kummalist võnget ja sähvatust ja jällegi mingit veidrat krigina sarnast heli. Kui mõned julgemad tänavale vaatama tormasid, leidsid nad Steve Hawkingi teadvusetult linnatänaval lamamas. Ta oli täiesti terve. Ühtegi silmaga nähtavat vigastust ei olnud. Ainult ta oli hirmušokis ja kurnatusest nõrkemas. Mõned huvitavad faktid, mis haiglas tuvastati. Steve'i magu oli täidetud mingi piimja ollusega. Tema rindkerel oli õrn kerge haavatriip, justkui oleks teda ülimalt peene seadeldisega opereeritud. Ning tema kukla taha oli siirdatud tükike uut peanahka, millel juuksed olid äsja kasvama hakanud. Muid anomaaliaid ei täheldatud. Paari päeva pärast oli Steve Hawking täie tervise juures ja läks kooli tagasi. Tema vanemate, linnavõimude ja politsei toel olid ajakirjanikud Steve'ist suure vaevaga eemale hoitud. Ühes lühikeses intervjuus ütles ta ainult seda, et tunneb ennast hästi ja ei mäleta abduktsioonist midagi. Nüüd ma kuulsin, et see ei olnud päris tõsi. Ma mäletan tõmmet, rääkis Steve. Nagu nähtamatu jõud haarab sinust kinni ja tõstab. Ere valgus kihutas mulle vastu ja siis ma olin hetkeks nagu mingis soojas massis. Umbes nagu vannis. Ma ei kartnud. See oli nagu uni või hüpnoos. Ma teadsin, et minuga ei juhtu midagi halba. Keegi justkui ütles mulle seda. See oli väga lahke hääl. Aga mind lõigati lõhki. Ma ei näinud seda, aga ma tundsin. See oli nagu hambaarsti juures. Ainult puurimist ja valu ei olnud. Ma ei näinud, kes nad olid. Aga ma tundsin neid. Mingid olevused olid minu ümber nagu arstid. Ma arvan, et nad ravisid mind kuidagi. Aga miks, ma ei tea, sest ma ei olnud ju haige. Sinuga tehti katseid, küsisin mina. Nad tegid midagi. Ma ei näinud seda ja ma ei kogenud seda. Aga ma tunnen, et midagi tehti minu sees ümber. Ja ma kuulsin midagi. See hääl oli nagu minu sees ja ütles mulle kõrva, aga tegelikult ei rääkinud ta minuga. Mida ta ütles? Ta ütles, et me oleme selle nüüd välja võtnud. Mille? Küsisin ma. Ma mäletasin, et sellest oli olnud ka ajakirjanduses juttu, aga vastust ma ei mäletanud. See hääl ei öelnud seda, kohmas Hawking. Aga kui see läbi sai, siis oli mul külm. Ma ei olnud enam soojas vannis, vaid nagu külmas keldris. Ma arvan, et ma ei olnud teadvusel, aga vaatasin ennast nagu kuskilt eemalt. Hõljusin enda kohal. Tõenäoliselt ainult hallutsinatsioon, tähendas tarkpea Clark. Ja siis korraga olin ma St. Albansis tagasi, ütles Hawking. Mul oli külm ja ma kartsin, aga ma olin jälle mina ja sain kõigest aru. See oli vastik tunne. Ja edasi hakkas sul rohkem sähvatama, uurisin mina. Neid mõtteid erinevates mõõtmetes universumitest ja paljudest universumi ajalugudest. Hawking kehitas kuidagi ebalevalt õlgu. Ma töötan nende kallal, ütles ta. Meie töötame, täpsustas Clark natuke nipsakalt. Viivu me vaikisime ja vaatasime teineteisele tigedalt otsa. Siis Clark ohkas, võttis oma prillid ja nühkis neid taskurätikuga. Mina ei ole Einsteiniga kunagi kohtunud, ütles ta korraga. Ja nüüd kõlas tema hääl päris lahkelt. Teid valis ta millegipärast välja. Ta tahtis Steve'i näha, aga ei jõudnud.
Teie nüüd rääkisite Steve'iga. Mina olen oma kohuse täitnud. Teie, Einsteini ja teaduse ees. Ma loodan, et sellest oli kasu. Te kuulsite esimest osa Indrek Hargla alternatiivajaloolisest jutustusest Einsteini viimased sõnad. Loo teine pool jõuab teieni ülehomme, 26. detsembril samal ajal. Tervet juttu otsast lõpuni saavad juba praegu kuulata meie toetajad aadressil patreon.com/tumedad tunnid. Seniks jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel hakake meid toetama eelnimetatud leheküljel. Kõhedate kuulmisteni!